Vana-Kreeka müüdid on oma olemuselt õpetlikud. Need proovivad seletada asju, millest inimesed aru ei saa, näiteks üleujutused ja maavärinad, haigused ja surm. Vana-Kreeka müüdid seletavad ka maailma tekkimist. Nimelt oli algul ainult üks jumal, kaos. Pärast pikka igavlemist lõi ta maailma ja allilma, päeva ja öö ja maa jumalanna Gaia. Gaia hakkas maailma täiustama ning sünnitas taeva, mäed ja mere. Sündisid ka teised jumalad ning ka inimkond ja loomad. Nad kujutasid jumalaid inimlikena. Ka nemad tegid vigu. Kreeklased uskusid, et jumalad kontrollivad maad ja et jumalad nende peale ei vihastaks, pidi neid kummardama. Täname Demeteri selle viljaka söögikola eest. Kreeka mütoloogias on 12 põhilist jumalat. Esiteks kõige tähtsam on Zeus, kes on peajumal taeva, vihma ja äikese jumal. Tal on palju lapsi ja erinevate naistega. Siis tuleb Hera, kes on Zeusi naine ja õde, taeva ja abielu jumalanna. Seejärel tuleb Poseidon, kes on merejumal. Siis tuleb Demeter, vilja ja põllutöö jumalanna. Siis tuleb Hestia, kes on kodukolde jumalanna. Järgmisena on Ares, kes on sõjajumal. Siis tuleb Athena, kes on tarkuse jumalanna. Siis tuleb Apollon, kes on valguse ja ennustusjumal. Järgmiseks tuleb Aphrodite, kes on armastus ja ilu jumalanna. Siis tuleb Hermes, kes on teekäijate ja kaupmeeste jumal. Järgmisena tuleb Artemis, kes on jahi, kuu ja nõiduse jumalanna. Ja viimaks on Hepaisto, kes on tule ja sepatöö jumal. Püstiti templeid ja viidi läbi rituaale. Enamasti ohverdati altaril loomi, tavaliselt veiseid, lambaid, kitsi ja sigu. Pea igas kodus oli kodukolde jumalannale Hestiale pühendatud altar. Peale igat söögikorda jäeti altarile toiduportsjon. Jumalate kummardamiseks korraldati ka festivale. Kõige tuntum nendest oli olümpiamängud. Olümpiamänge korraldati Zeusi au. Kõige vihatum jumal oli Hades ning kui talle midagi ohverdati, oli see enamasti kättemaksus vaenlasele. Hades oli eluvaenlane ja kreeklased mõistsid elu kui parimat. Nende arvates ei lõppenud elu surmaga, vaid hinged rändasid edasi allilma. Oh, milline mereilm! Tuulesuund on täpselt õige. Kõik laevale! Tervist! Tere! Nii, teie soovite ka allilma? Jah, mina soovin allilma. See on siis üks kuldmünt. Ja see on õige. Tule aga pardale. Sina soovid ka allilma? Sooviks küll, jah. Et siis üks kuldmünt. Ei ole kuldmünti. Mine minema siis! Allilma valitsevad Hades ja Persephone.
Allilma sisenemiseks peab sõitma paadiga, mille tüürimeheks on Haron. Et Haron sind peale võtaks, pidi sul olema kuld suus. Ta on vist lahkunud. Allilma väravat valvab 3 peaga koer Kerberos. Tema ülesanne on lasta kõik sisse, kuid mitte kedagi välja. Viimaks käivad kõik hinged läbi kohtunike juurest, et 3 kohtunik on Radamantis, Minos ja Ajakus. Kui sa oled olnud hea, lastakse sul minna Elisoni väljadele. Seal on sul võimalus valida, kas jääd sinna või sünnid taas maailmas. Kreeklased kasutasid müüte peamiselt selleks, et seletada neile seletamatut. Nad uskusid, et jumalad on maailma loonud ja neid tuleks austada. Ka igapäevaelus otsiti kõikjalt jumalate märke ja nende abil ennustati tulevikku. Ohverdamiseks välditi konflikte jumalatega ning tehti kõik selle heaks, et neid ei petaks.